Tere! Mina olen Margus, arendaja Siilist ning sellenädalases raportis numbriga 28 saad sa teada, kuidas kirjeldada materjali praak- ja mittevastavust, erinevatest võimalustest, kuidas luua struktuure ning kaasa rääkida tööstuse digitaliseerimises. Vahest võib ikka tootmise käigus ette tulla, et materjal, mida kasutad, on defektiga või hoopiski praak. Et praak kaduma ei läheks, on Siilis võimalik praaki kirjeldada, kas siis juba töö käigus või valminud koguse raporteerimisel. Samuti saab mittevastavuse sisestamisel koostada materjali laoliikumist praagilattu, lisada detaililik kirjeldus ja igale mittevastavusele anda põhjuse. Kuidas kõike seda on võimalik teha, saad teada, kui võetad teema juures olevat loe edasi. Teise teemana räägime struktuuride koostamisest. Kuna ettevõtetes on kasutusel erinevad tootmisloogikad, siis Siilis on võimalus sisestada tootestruktuure erinevatel viisidel. Kui lood struktuure, kus iga sisestatav toode on unikaalne ja ei sarnane kuidagi ühegi teisega, siis on võimalik koostada standardstruktuur. Teine viis on kasutada materjalide arvutamiseks valemid. Kolmandaks võimaluseks on aga kasutada konfiguraatorit, kus vastavalt tellitud tootele koostatakse igal korral vastav struktuur automaatselt. Lõpetuseks kutsume sind liituma EAS-i poolt loodud grupiga Tark tööstus, kus räägitakse tööstuse digitaliseerimise ning automatiseerimise teemadel ning jagatakse ettevõtete kogemusi oma tootmisprotsessi digitaliseerimisel. Tehnoloogiliste lahenduste kasutamine on kindlasti oluline osa digitaliseerimisest, aga isegi veel olulisem on targalt kasutada tehnoloogia abil korratud andmeid. Digitaliseerimine tagab, et tööstusettevõtted areneks ja püsiks konkurentivõimelised ning jõuaks tulemuseni kiirelt ja nutikalt. Tule ja löö kaasa aruteludes, et uurida viimaste uuenduslike tehnoloogiate kohta või jaga oma tuge ja teadmisi ka teistele. Selliseks kujunes Siili nädalaraport numbriga 28. Soovin teile ilusat suve, kohtumiseni!